7 lihtsat harjutust õpetajatele ja õpilastele, mida teha tunni ajal, kui õpetajad ja õpilased hakkavad juba väsima. Kõigepealt siis lähme jalgade juurde, õpilased tõusevad tooli vahele püsti ja koos õpetajaga ja tõuseme varvastele. Paneme oma päkad liikuma üles-alla, et vereringe aktiveeruks. Nüüd püsime varvastel ja teeme kerge põlvetõste. Kui ei mahu tõsta põlvi väga kõrgele, siis võid teha seda madalalt, aga oluline on püsida varvastel, et aktiveeruksid tasakaalulihased ümber vööpiirkonna ja tekiks kehasse sirutus, sest varvastel püsimine automaatselt aktiveerib sirutuse kehas. Nüüd, kui on jalad juba soojad, lähme puusade juurde, kerged puusaringid ja võime asetada käed pea peale. See annab hea fookuse, hoida käsi pea peal, samaaegselt lõdvestab juba õlavöödet ja valmistab meid ette järgmisteks harjutusteks. Teeme teistpidi ringid, et panna puusavööde liikuma, vereringe aktiveerub, sest tuharalihas läheb väga pingesse istudes, puusad lähevad pingesse, reietagused ja see annab mõnusalt siis kõik keha liikuma. Nüüd korraks puhkame käsi, asetame uuesti pea laele ja painutame kergelt küljelt küljele. Üritame hoida puusad paigal. Jalad on mõnusalt laiemalt enda all, et tasakaal püsiks ja keha saab sirutada küljelt küljele. Nii, nüüd väga ettevaatlikult laseme põlvest nõtkeks ja pöörame küljele ja teise poole. Kõik liikumised on kerged, kuskilt ei suru üle, keha lihtsalt aktiveeriks oma lihastikku, vereringe ja lõdvestan käed vahepeal. Nüüd sirutame kogu selga, sirutame ühe käe lae suunas ja teise põranda suunas ja muudkui hakkad sirutama, tahad nii lahti sirutada kui vähegi võimalik ja tood tagasi ja lähed teisele poole. Hästi tähtis on see, et sa annadki eesmärgi sirutuda nii lae kui põranda suunas, et kogu keha reageeriks sirutusele ja puhkad. Nüüd viimane harjutus, mis aktiveeriks õlavöödet, lõdvestaks kaelapinget ja aitaks aktiveerida ka tasakaalulihaseid selja peal. Selleks siis toome käed alla ja avame sõrmed intensiivselt ja pigistame rusikasse. Avame, pigistame. Nüüd hakkame selle sama ka liikuma kergelt ülespoole. Väiksematele lastele võib öelda, et see on nagu päikesetõusu harjutus. Vahepeal päike pöörab näo meie poole ja tõuseb. Ja koolipäeva lõpus on väga hea teha ka päikseloojangu harjutust, käed tulevad alla tagasi. Samas see on väga sobilik õpetajatele, kes pärast pikka koolipäeva peavad veel arvutis töötama, et aktiveerida hästi turi, õlavööde ja puhka.